Nii, tere hommikust. Mul on rõõm näha teid siin online kuulamas meie kõikide toredate kolleegide suurt pingutust ja nende enda kokkuvõtet siis tehtust, et võib-olla saada lühikest sissevaadet sellesse, mis järeldustele nad oma tegemistega on jõudnud. Mina olen Laura Kikas ja ma täna modereerin seda meie webinari. Ütlen kohe ära, et meie ajakava on väga tihe ja me oleme ajakavaliselt kõigile andnud väga piiratud aja, lühidalt öeldes 5 minutit. Nii et meie päev näeb välja selline või meie koos olemise 2 tundi näeb välja selline, et me kuulame ära kõigepealt kõik ettekanded. Samal ajal võivad kõik osalejad esitada küsimusi chati ja siis lõpuks peale kõigi ettekannete kuulamist on meil selline küsimuste ja vastuste voor, kus me siis nopime küsimusi ja esitame neid esitlejatele poole tunni jooksul. Peale küsimuste ja vastuste vooru vaatame korraks sisse ka Riigikantselei katsedisaini sprindis osalenud ühele siis siin ilmunud artiklile ja kuulame katsedisainis osalenud kogemusi ja seda, kuhu nad on jõudnud tänaseks selle katsetuse planeerimisega. Lühidalt, ma arvan kõik, ütlen veel, et me salvestame selle webinari ja kõik, kes soovivad siis saada salvestust, võivad kirjutada Triin Rätsepale. Tema siis jagab seda salvestust. Aga kõigepealt annan sõna korraks vanglate asekantslerile Rait Kuusele. Ma ütlesin kaasa, et sul on 2 minutit ja see on täiesti tõsi. Nii et palun, Rait, väike sinu kohta. Ära nüüd räägi mu 2 minutit ära, Laura. Anna nüüd mulle võimalus rääkida. Aga tere kõigile. Mul on hea meel, et see esitlus leiab aset ja mul on hea meel, et see turvalisuskompassi number on meie ees. Ja mitmel põhjusel on hea meel. Tegelikult sellepärast ennekõike, et asjatundlikkus ja uuendusmeelsus on meie sellised aluspõhimõtted või ka väärtused on nii-öelda vanglateenistuses 2 siis 4, mis võib-olla kõige rohkem minu jaoks seonduvad nende teemadega, mis siin turvalisuskompassis on kajastatud. Me oleme tulnud läbi aastakümnete pikkuse reformi, meil on selles osas nagu edu ja võib-olla teinekord on ka nii, et me tihtipeale selle argipäeva tegevuste sees ei pruugi nagu aru saada, kui häid ja suurepäraseid tulemusi me oleme saavutanud. Ja siin selliste artiklite ja uuringute ja kokkuvõtete tegemine on nagu väärt nii-öelda meenutus sellest, et kuidas meil on läinud hästi ja ka väärt nii-öelda pilguheit tulevikku, et kuidas me võiksime tulevikus veelgi paremini oma tööd teha. Hiljuti puutus minu näppu üks selline teadusartikkel, mis oli väljaspool Sisekaitseakadeemiat avaldatud ingliskeelne artikkel, mis võrdles Eesti ja Leedu vanglasüsteemi arengut ja mõju subkultuurile. Ja seal uurijad, kes on täiesti nii-öelda lahus siis meie nagu teenistusest sõltumatult vaadanud, siis küsitlenud endisi kinnipeetavaid nii Leedus kui ka Eestis, jõudsid järeldusele, et Eesti reformide üks selline tulemus on see, et subkultuuriga on siin kõik väga hästi, ehk siis, et seda ei ole. See on kontrolli all, vanglas kehtib vanglakord ja vanglakord tegelikult, et selle kehtimine ja see turvaline nagu nii-öelda keskkond siin ongi aluseks mis tahes taasühiskonnastavale tegevusele. Seevastu Leedu osas nad jõudsid järeldusele, et seal on läinud suisa vastupidi. Laagertüüpi vanglad ja tegelikult subkultuur veelgi võimsamalt vohamas. Ma ei oska nagu seda selles mõttes muud moodi kommenteerida, kui et lugesin seda teadusartiklist, erinevad 2 professorit siis nii-öelda või teadurit on selle nagu nii-öelda kokku kirjutanud ja selle uurimuse teinud, mis omakorda näitab ka muidugi meile seda, et ka meie tegevus on olnud efektiivne ja seda on võimalik hinnata ja seda on võimalik ka mujal eeskujuks tuua. Turvalisuskompass on täpselt sama asi. Natukene võib-olla praktilisema mõõtmega, aga väga paljud inimesed on püüdnud kirja panna järeltulevatele põlvedele need õppetunnid, mis me oleme siis saanud ja mida me peame tuleviku tarbeks endale veel lauale nii-öelda võtta. Nii et aitäh kõigile, kes siia panustasid, aitäh selle koordinatsiooni eest Vanglateenistuse kolledžile ja nüüd annan sõnajärje üle sisulistele teemadele. Minul on igastahes olnud väga põnev kõiki neid artikleid lugeda.
Aitäh, Rait. Ja me oleme praegu täpselt ajas ja ma hea meelega annaksingi sõna kõigepealt Kadri-Jan Sallale, kelle artikli üle on mul tegelikult väga hea meel, et kui me alustasime selle erinumbri kokkupanekut, soovisime me kaasata tegelikult laiemat spektrit kui ainult kitsalt vanglateenistus, et näha seda õiguse mõistmise protsessi elukaart nagu pikemalt, sest sellele on eelnevad ja järgnevad ka tegelikult väga mitmed olulised aspektid. Nii et Kadri-Jan, ma palun sul sõna võtta ja sinu teema siis on lapsesõbraliku õiguse mõistmise avaldumine taastava õiguse protsessis laste perspektiivist. Palun. Tere kõigile. Aitäh Laura sissejuhatuse eest ja mina siis annan teile lühikese ülevaate oma uurimusest, mis siis puudutaski just nimelt laste vaatenurka taastava õiguse protsessis osalemisel ja just seda, et kuivõrd lapsesõbralikult nad seda tajusid. Nagu Laura juba ütles ka, siis tõesti taastav õigus on üks karistuse alternatiiv, kuid seda enam mitte ainult karistuse alternatiivina, vaid tegelikult juba ka eelistatud lähenemine konfliktide ja õigusrikkumiste lahendamisel ja seda eelkõige laste juhtumites. Ka Eesti kriminaalpoliitika põhialused seab sihiks selle, et nii laps kui toimepanija või laps kui kannatanu nendes juhtumites me kasutaksime siis võimalusel taastav õiguse meetode. Taastav õigus iseenesest on selline protsess ja ka põhimõtete kogum, kus siis juhtumist mõjutatud osapooled tulevad kokku, peavad dialoogi ja leiavad ühiselt võimalusi siis olukorra kas taastamiseks, leevendamiseks ja kahjude heastamiseks. Ja kõige enam levinud taastav õiguse praktika Eestis kui ka mujal on vahendus varasema nimetusega lepitus. Ja meil on Eestis viimased 4 aastat just nimelt laste juhtumites pakutud vahendust väga selge struktuuri ja metoodika alusel riikliku teenusena ja seda siis vabatahtlik toel. Aga selleks, et me nüüd saaksime teada, kas see, mis me lastega teeme ja neile pakume, vastab nii taastava õiguse põhimõtetele kui ka lapsesõbraliku õiguse põhimõtetele, on meil vajasti küsida laste endi käest, kuidas nemad tunnevad, kuidas nemad kogevad ja kuidas nemad saavad aru sellest, mis nendega toimub, juhtub ja kuidas see kõik nendele mõjub. Et meil ei ole oluline mitte ainult lähtuda taastava õiguse põhimõtetest, vaid ka lapsesõbraliku õiguse mõistmise põhimõtetest, mis iganes me siis lastega õigussüsteemist või sellega puutuvates süsteemides teeme. Ja lapsesõbraliku õiguse põhimõtted on näiteks siin kaasatus, osalus, lapse ärakuulamine, vajadustest lähtumine. Taastav õigus ja lapsesõbralik õigus on osaliselt kattuvad põhimõtted, kuid samas ka teineteist võimendavad ja täiendavad. Ja minu uurimuse eesmärk oligi siis välja selgitada, kuidas lapsed ise tunnevad ja tajuvad osalust taastava õiguse protsessis ja kuivõrd see vastab siis lapsesõbraliku õiguse mõistmise põhimõtetele ja pakkuda siis välja ka lahendusi, kuidas seda parendada. Ja tegu oli kvalitatiivse uuringuga ja kus ma siis viisin läbi 15 intervjuud lastega ja kasutasin siin temaatilist analüüsi siis uurimisküsimustele vastamiseks. Vaatame nüüd uurimistulemusi. Võib väga kindlalt öelda seda, et vahendust kui taastava õiguse protsessi Eestis peavad lapsed väga taastavaks ja meeldivaks protsessiks, kus on kõik taastava õiguse põhimõtted hästi esindatud nagu vabatahtlikkus, osapoolte kaasatus, neutraalsus, ärakuulamine, dialoog ja just nimelt laste ehk osaliste vajadustest lähtumine. Ja selles vahenduse protsessis tegelikult laste tõlgenduses ja laste hinnangutes on olemas kõik seosed lapsesõbraliku õiguse mõistmisega.
nagu siit näete ka, eks ju, nad on hästi informeeritud, nad tunnevad, et nende huvidest lähtud. Adrian jooksis vist hästi kokku. Ootame hetke, vaatame, kas taastub. Adrian on jälle kuulnud, teie kuulete näete mind. Ja, saame anda sulle 1 minuti. Just. Jäin sinna, eks ju, et lahendusega taastava õiguse protsess on hästi selgelt seotud lapsesõbraliku õiguse mõistmisega ja lapsed ka seda niimoodi tajuvad. Ja nüüd võttes siis uurimistulemused kokku, kui me läheme järgmisele slaidile, võib öelda seda, et see, kuidas me täna taastuvat õigust rakendame laste juhtumites, on lapsesõbralik, lapsed seda niimoodi tunnevad ja tajuvad, nad on väga rahul ja ta lähtub laste vajadustest ja just nimelt aitab lapsesõbraliku õiguse mõistmist ka ellu viia. Läbi selle lapsed on kaasatud, saavad oma vajadustest ise kõneleda ja nende vajadusi saab arvesse võtta. Ehk siis, kui me kasutame taastavat õigust, aitab ellu viia lapsesõbraliku õiguse mõistmise eesmärke. Küll aga, nagu ikka kõikides asjades, mida on hästi, aga saame veel paremini, siis protsess laste vaates võiks olla oluliselt kiirem ja lapsed ootavad ja soovivad, et lapsesõbralikult koheldatakse neid mis iganes menetluse etapis. Nemad ei erista seda, et kust algab süüteomenetlus ja kust algab vahendusmenetlus, vaid nad soovivad, et mis iganes kokkupuude neil on õigussüsteemi või institutsioonidega lähtutakse sarnastest põhimõtetest. Aitäh teile, mina siinkohal lõpetan. Aitäh! Nagu juba ennist ütlesin, siis küsimusi võite kirjutada chati ja ütlen ka siin vahepeal ära, et on olemas nii veebiversioon ajakirjast kui ka paberkandjal versioon. Paberkandjal versioon võiks hakata vanglatesse jõudma homme. Kes on huvitatud, saavad artikleid sealt täpsemalt lugeda. Aga lähme edasi. Liis Toom ja kinnipeetavate taasühiskonnastamine IT-lahenduste toel ja ametnike roll selles. Palun, Liis. Ja, tervist. Minu nimi Liis Toom, aga ei teinud ma pelgalt seda üksinda, et tegime seda toredat artiklit siis koos Tiina Unuksiga, aga asume kohe asja kallale ja räägime natukene alguses taasühiskonnastamisest, et võib panna järgmise slaidi. Et see on siis vangla igapäevatöö ja nii-öelda kriminaalpoliitika prioriteet ja selles on ka hästi tugev osa siis digipädevuste õpetamisel. Ja IT-lahendused siis loovad ka selleks lisavõimalusi, et andsime siis kinnipeetavate kasutusse tahvelarvutid, mis võimaldavad siis lisaks taasühiskonnastamisele ka optimeerida tööprotsesse. Alustasime sellega siis 2023. aastal ja algselt piloodi korras, et hetkel kõikide vanglate kõik vangid saavad tahvelarvuteid kasutada, saavad seal siis tutvuda nii avaliku e-toimiku materjalidega, tellida e-poest kaupa, esitada vanglale e-pöördumisi, vaadata oma raha jääki, laadida telefoni kõneaega ja peagi saavad teha ka videokohtumisi. Et üks eesmärk selle artikliga oligi tegelikult anda ka see ülevaade sellest projektist ja nii-öelda see projekt nii-öelda maha talletada, aga peamised uurimisküsimused tegelikult olid siis need, et milline siis ametnike roll selles uues töökorralduses kinnipeetavate taasühiskonnastamisel digilahenduste raames siis võiks olla, milline oli ametnike ja kinnipeetavate valmidus üldse neid digilahendusi nii-öelda kasutusele võtta ja mis probleeme me siis lahendada tahtsime. Et viisime läbi päris palju fookusgrupi intervjuusid, järgmine slaid palun, aitäh, ja ka ekspertintervjuusid, et ma nendel arvudel siin väga ei peatu, et tegime ka küsitlusuuringu, aga peamine sihtgrupp, kellega me siis suhtlesime, olid siis need ametnikud, kes seda uut tööprotsessi nii-öelda rakendavad, kinnipeetavad, kes kasutavad, kinnipeetavad, kes on keeldunud ja ka juhid ja oli ka küsitlusuuring Tartu vangla ametnikele. Et ametnike valmidusest nii palju, et kohati oldi kõhklev, samas ootusärev kõige uue suhtes, algselt kindlasti tajuti seda ka lisatööna ja tõdeti, et asjade paika saamisel kindlasti on lihtne ja mugav.
aga esines ka vangide usaldamatust ja hirmu, et kas nad ikka saavad sellega hakkama, äkki nad hakkavad neid tahvleid lõhkuma. Tõdeti muidugi ka, et see hirm oli ennatlik ja tahvlite kasutamine on hästi tööle läinud, et pigem töökoormuse tõusu ei ole ja tajutakse seda kasutegureid. 2 peamist hüpoteesi, mis siin paksus kirjas välja toodud on, et leidis siis kinnitushüpotees, et vanemad inimesed ja pikema staažiga ametnikud kardavad rohkem, nendel on muudatuste ees suurem hirm, aga tõdeti, et võib-olla ka noored võtavad automaatselt mingeid asju enda kanda. Et võib-olla vanad ei saagi sinna nii palju panustada või mitte vanad, vaid vanemad ja ei leidnud täielikku kinnitust siis hüpotees, et ametnikud justkui ei saa muudatuse vajalikkusest aru, et saadakse aru küll. Mis puudutab nüüd kinnipeetavate valmidust, mis siis välja tuli, et osadel on väga suur hirm just selle näotuvastuse ees, et kogutakse andmeid, hirm siis ja võib-olla ka rohkem häbi, et kas ma ikka saan hakkama, kas ma julgen ametnikule korduvalt öelda, et mul on abi vaja või et see kallis seade läheb katki. Ja natukene negatiivsust alguses tekitas ka üksuse sisene selline kehv kommunikatsioon ja kiirustamine, et inimesed vajasid natukene rohkem aega, et nii-öelda selle uuendusega kaasa minna. Samas tajuti, et info saavad kindlasti kiiremini kätte, neil on kohtuga lihtsam suhelda kui paberil, et keegi ei moonuta nende sõnu. Oodati küll alguses veidi rohkem funktsionaalsust, aga et need siis tulevad tasapisi. Tajuda oli ka sellist õpitud abitust, et seda nagu oli ja esines ka kuigi palju keelebarjääri ja leidis siis ka kinnitust hüpotees, et vanemad kinnipeetavad vajavad suuremat toetust ja nende hirm on suurem. Et järgmine slaid, palun. Ja tõdeti siis, et kindlasti tahvlite võimaldamine vähendab bürokraatiat ja ametnike töökoormust, suureneb enesearendamise võimalus ja vangide enda siis vastutus, et me anname nendele rohkem vastutust ja hea asi võib olla, et tekib sotsiaalne kommunikatsioon, niisiis võib-olla nende kaaskinnipeetavatega, kes saavad aidata, aga teistpidi ka ametnikega, et tekib sellist suhtlusvõimalust rohkem juurde ja kindlasti vähendada saab ka julgeolekuriske. Abistamine siis tajuti, et see on kogu üksuse roll, aga miks mitte kõikide inimeste roll, kes kinnipeetavaga kokku puutuvad ja leidis siis ka kinnitust hüpotees, et katsetamine ennast tõesti õigustas, et tajutis, et lahendus toimub, tööprotsessidega saadakse nii-öelda tuttavaks, saadakse ka juba teisi ametnikke ette valmistada ja tajutakse, et ollakse selle tööprotsessi kujundamisel siis ise ka nii-öelda kaasosaline, et see ei ole kellegi peale sunnitud tegevus. Aga võib-olla põhiliselt võtmesõnad hästi kiirelt veel, et kindlasti siis see kinnipeetavate toetamine on hästi oluline, nende eest asju ära teha ei saa ja loomulikult vanemaealised, seda nii siis ametnikud kui kinnipeetavad vajavad veel suuremat toetust ja see tahvlitega nii-öelda nokitsemine võib neid rahustada oma igapäevaelus ja see ka, et kui enda jaoks ei ole lahti seletatud või tekkinud arusaama, et miks see vajalik on, et siis on raske nagu seda muutust vastu võtta, seal on hästi suur roll juhtidel. Ja peamised hirmud, mis vangide poolt tulid, olid seotud ametnike, et ei usaldata ametnikke kohati ja et need on võib-olla kohad, mida me saaksime mõelda, et kus seda usaldust võita ja kinnipeetavad vajavad inimlikku suhtlust ja kohati sellist personaalset lähenemist, mis ei ole ju üllatav, eks ju, ja IT saab seal nagu seda inimsuhtlust täiustada, et ta ei saa olla nii-öelda nende suhtlusvõimaluste nagu kitsendamine, vaid see just nagu peaks võimestama seda kontakti veel rohkem, mis selle vabaneva tööaja arvelt nii-öelda tekib. Ja viimaseks, et digitaalsed muutused ei ole ainult tehnoloogia, et need on keerulised inimprotsessid ja et seotud inimestega, ehk siis seal on palju nüansse. Aga aitäh! Aitäh, Liis! Annan kohe kiirelt sõna Evelin Stammile, kes räägib tööõnnest 5 minutit. Tere ka minu poolt, Evelin Stamm olen tõesti ja mul on selles mõttes hea meel, et kõigi nende sisuteemaliste artiklite vahele õnnestus potsatada ka üks töötajaid ja töökultuuri puudutav artikkel.
ja eesmärk on siis andagi ülevaade, kuidas vanglateenistus on teadlikult kujundanud tööõnne, seda toetavat töökeskkonda ja kultuuri. Meie strateegiline eesmärk 3-1 siis ütleb, et selgelt, et vanglateenistus on motiveeriva töökeskkonnaga atraktiivne ja hinnatud tööandja. Et me pöörame, see on suunatud siis eelkõige sellele, et meil oleks kaasav töökultuur, meil oleksid paindlikud ja mitmekülgsed enesearendamise võimalused, et me vaataksime aeg-ajalt oma töid üle ja arvestaksime nendega, et meie juhtimiskvaliteet ja võimekus oleks heal tasemel ja üks oluline asi, et me märkaksime ja tunnustaksime oma inimesi. Kui nüüd tööõnne juurde minna, siis sellest on palju räägitud ja seda on tegelikult päris palju uuritud. Ja kõige lihtsamalt kokkuvõttes võib-olla võib öelda seda, et tööõnn on see, et kui mul on hea tööl olla. See on justkui nagu mingi seisund, mis kujuneb nagu erinevate kogemuste kaudu. Seda kogemust kujundavad see näiteks, et kui selged on mu ülesanded, kui hea on tööõhkkond, kuidas koheldakse eksimusi organisatsioonis, kuivõrd väärtustav on organisatsioon võib-olla tervikuna, kuivõrd konkurentsivõimeline on töötasu, vabadus oma tööd ise kujundada, arenguvõimalused ja palju muud. Et siin on toodud 3 kõige olulisemat tegurid, mis võtab võib-olla nagu ka Eestis tööõnne uuritud uuringute põhjal tööõnne käsitluse kokku, et me kõik tahame, et me teeksime olulist tööd, ehk siis mu tööl on tähendus. Me tahame saada tagasisidet oma tööle, me tahame teada, kas me liigume õiges suunas, kas see, et minu pingutust ka märgatakse. Ja 3. komponent on väga huvitav, et võimalus jääda iseendaks, et selle peale tihti mõelda, aga et väidetavalt uuringute põhjal inimesed on õnnelikud siis, kui nad saavad teha seda tööd, mis vastab nende võimetele, nende tugevustele, arvestab nendega nii-öelda võib-olla puudujääke, nõrkusi, ka väärtusi ja unistusi. Ehk siis, et inimene ei peaks ennast töörollile tohutult painutama ja nagu vaid saaks seda teha, mis tema silma särama paneb. Nüüd, kuidas see seotud siis vanglateenistusega on, et rahulolu uuring on siis see, mille kaudu me oleme 2 korral seiranud, et kuivõrd hästi meil läheb nii strateegias kui ka siis need tööõnneteguritega. Ja siin on eelmise aasta uuringu tulemused, mis ütlevad, et võib-olla meie inimesed tunnevad, et nende töö on tähtis, et nad teevad missiooniga tööd. Nad tunnevad ka seda, et saavad piisavalt oma vastutusalas tööd kujundada. Võib-olla rohkem tähelepanu väärib see, et me oma inimeste pingutusi, igapäevaseid väikseid pingutusi märkaksime ja nagu tunnustaksime. Ja ka see, et me leiaksime rohkem võimalusi teenistuse sees võib-olla liikuda. Mida me siis oleme teinud tööõnne suurendamiseks? Et need on klassikalised asjad, mida tegelikult kõik organisatsioonid teevad, nii organisatsiooni kultuuri arendamiseks, juhtimiskvaliteedi tõstmiseks, väärtuspakkumist oleme siin uuendanud. Siin üks hea näide on see Auspai, mis on just väärtuspõhise kultuuri kujundamiseks, et me oleme loonud formaadi, kus töötajad saavad väärtuspõhise tunnustuse ausa pai teha oma kolleegile ja see on omaette rituaal, täitsa võib öelda. Aga meil on ka väga tähtis vaimne tervis, et olles sellest aastast sisse lülitanud ka supervisiooni võimaluse kõigile töötajatele. Kokkuvõtteks. Kesksed küsimused on ikkagi kõigil tööandjatel nii era- kui avalikus sektoris, aga siseturvalises valdkonnas ma arvan eraldi, et kuidas saada endale häid töötajaid ja kuidas neid hoida. Ehk siis, et tööõnne teema võib tunduda nüüd pehme, kuid selle taga on tegelikult tugevad vajadused, selged eesmärgid, tagasiside tehtule ja teha seda, mis kõige paremini sobib. Eks siis teadvustades tööõnne soodustavaid tegureid, kasvatame töötajate rahulolu ja pühendumust ja nii saavutame oma vajalikud eesmärgid, ehk siis sisutöö liigub ja edeneb. Ja edasi me kindlasti kavatseme seda tööõnne tegurite seiramist jätkata, nagu et rahulolu uuringu kaudu ja sealt tuleva tagasiside põhjal kindlasti pöörata tähelepanu, kuidas seda heaolu veel kord suurendada, sest inimesed on meil olulised. Minu poolt kõik, aitäh! Aitäh, Evelin! Evelin on minu andmetel see esineja, kes kahjuks küsimuste ja vastuste voorus ei saa enam kohal olla, aga kindlasti võite käest küsimusi edaspidi küsida.
aga annan kiirelt sõna järgmistele ettekandjatele ja sissejuhatuseks ütlen, et mul on väga hea meel, et see töö on või see artikkel on välja kasvanud üliõpilasuurimusest. Nii et palun, ma ei loe tervet autorite rida ette, aga minu andmetel Maris teeb ülevaate. Palun. Maris, me ei kuule sind. Ei ole kuulda. Olen ma kuulda nüüd? Nüüd oled. Super. Nii. Ühesõnaga, ma juhin siis kohe tähelepanu, et meie uurimustöö on koostatud aastal 2023, et me viisime läbi ekspertintervjuud ja see oli siis 2022. aasta lõpul, et natukene on see info vananenud selles suhtes, et selleks hetkeks ei olnud meil veel tahvelarvuteid ja Tartu vangla kinnipeetavad ei olnud üle viidud Tallinnasse. Et miks me seda teemat üldse oluliseks pidasime, on seetõttu, et vananemine on ülemaailmne probleem, et arvatakse, et siis iga 6. inimene maailmas aastaks 2030 on siis 60-aastane või vanem. Samamoodi ka Statistikaamet Eesti kohta on öelnud, et Eestis suureneb 65-aastaste ja vanemate inimeste osakaal aastaks 2040 25,6%-ni. Ja kuna varasemalt ei ole Eestis vanuritele siis eraldi sellised tähelepanu pööratud, siis nüüdsest on siis ka heaolu arengukavas vanemad inimesed sisse pandud. Ja viimane uuring eakate kinnipeetavate kohta viidi Eestis läbi üldsegi aastal 2009, et seda tegi siis Ülle Raag. Et tema uurimusest tuli välja, et Eestis ei ole kriisisituatsiooni eakatega seoses, aga juba oli täheldada seda, et eakate osakaal siis tõuseb. Võib panna järgmise slaidi. Keskmine vanus siis 2023. aastal kinnipeetavate seas oli 41 aastat ja aastal 2000 oli keskmine vanus kinnipeetavatel 29 aastat. Seega viimase 23 aastaga on kasvanud pea 12 aasta võrra keskmine vanus. Ja kuigi me üldiselt peame eakaks siis inimest alates 65. eluaastast, siis kinnipeetavaid peame me vanemaks eakaks alates 55. eluaastast, sest et mitmed uuringud on jõudnud selleni, et vangistust kandev inimene on justkui 10 aastat vanem kui vabaduses olev inimene just selle tõttu, et seda ümbritsev keskkond mõjutab teda väga palju ning tihti ka nende varasem eluviis on neid mõjutanud, et seetõttu on nad füsioloogilisemalt vanemad. Et me siis peame 55. eluaastast siis kinnipeetavaid eakateks. Ja kuigi meil üleüldiselt kinnipeetavate arv langeb, mis on positiivne, kuid eakate osakaal siis nende hulgas paraku tõuseb. Et eelmise aasta 1. septembri seisuga oli eakaid 13% ja aastal 2014 oli neid näiteks 7% ainult. Et miks need eakad siis meile muret valmistavad, on see, et nad on kindlasti suureks koormuseks vangla meditsiinile. Et kindlasti nende tervislik seisund 4 seina vahel halveneb tunduvalt kiiremini kui võib-olla vabaduses. Ja kindlasti mõjutab see ka meie ressurssi, et kuna eakad on erigrupp, siis vajavad nad ka rohkem tähelepanu. See tähendab, nad vajavad ka rohkem ametnike aega ja pühendumust.
võib panna järgmise slaidi, aitäh. Ja siis, mis me välja tõime, et mida sellise erigrupiga ette võtta, et kõigepealt, et võiks tõsta ametnike teadlikkust selle kohta, et eakad on üldsegi erigrupp selles suhtes, et me võime küll mõelda, et me oskame eakatega ümber käia, kuid väga paljudel meil võib-olla ei ole pereringis selliseid eakaid või meil puudub see kokkupuude. Ehk siis, et me tajuksime seda, et nendega tuleb võib-olla võtta rohkem aega, aru saada, et nendele tulebki korduvalt asju selgitada, et lihtsalt ametnikke natukene teadvustada või meelde tuletada neile, et eakatega suhtlemine on pisut teistsugune. Veel leidsime seda, et võiks kasutada suuremaid tekste, et sellel ajal ei olnud meil muidugi ka tahvelarvuteid. Praegu, mis on mugav, on see, et kinnipeetavad saavad tahvelarvuti teksti küll endale suuremaks teha, kuid muidugi natukene keerulisem on eakatel üksinda tahvli kasutamisega hakkama saada, et siiani on väga tore, kui on olnud nooremaid kinnipeetavaid, kes neid aitavad sellest. Aga näiteks mingisugused... Üks minut. Jah, et siis näiteks mingisugused tekstid stendidele suuremalt panna, et neil oleks kergem neid lugeda, õigusaktid suuremas kirjas, aeglasem tempo kindlasti erinevates sotsiaalprogrammides, et nad jõuaksid järgi. Kindlasti on neil vaja mingisuguseid tegevusi liikumisega, sest nad ei ole huvitatud minema välja koos endast noorematega, võib-olla nad tunnevad ennast natuke tõrjutuna, kui kindlasti peaksid nad rohkem tegelema oma keha liigutamisega. Oma vanusegrupis kindlasti oleks neil parem koos mingisuguseid programme, mingeid tegevusi läbi viia, et nad jällegi ei tunneks seda tõrjutust, et nad saaksid omas tempos tegutseda. Veel leidsime siis, et neil võiksid olla soojemad riided, sest et tihti nende ealistest iseärasustest tulenevalt võib neil olla vanglas päris külm. Üks asi, mis oleks väga kerge teha, oleks eakatelt endal küsida ja nende arvamust kuulata, et mis on nende probleemid, et kuidas me saaksime üldse nendega tegeleda. Ja viimaseks muidugi eakate eraldamine, mis meie tööst siis tuli välja, et hetkel ei ole see mõistlik, sest et noorematega koos olles saavad nooremad neid aidata. Teiseks õpivad nooremad olema koos eakatega, nii nagu ka väljaspool vangistust. Muidugi, kui see eakate arv tõuseb, siis võib-olla oleks mõistlik panna neid ühte osakonda, et nendega oleks koos kergem tegeleda. Aitäh! Aitäh, Maris! Loodan, et kuulajatel on hulganisti küsimusi Marisele ja teistele autoritele võite neid jätkuvalt chati kirjutada, aga annan kiirelt sõna edasi nüüd Agne Arumäele, kes uuris retsidiivsust avavanglast ja kinnisest vanglast vabanenute vahel. Agne, oled sa olemas? Jaa, kas mind on kuulda? Oled kuulda. Et jah, mina siis koos Maret Miljaniga tegin artikli retsidiivsusest tavavanglast ja kinnisest vanglast vabanenute hulgas, et artikkel põhineb siis minu magistritöö põhjal, mille kaitsesin eelmisel aastal. Teema aktuaalsust siis saab põhjendada sellega, et korduvkuritegevuse vähendamine ja avavangla osakaalu suurendamine mõlemad on siis välja toodud kriminaalpoliitika prioriteetide all 2030. aastaks ja teema uudsus seisneb selles, et meil puudub varasem teadmine selle kohta, et milline on siis avavangla ja kinnise vangla retsidiivsus, et varasemalt ei ole sellist võrdlevat uuringut läbi viidud, et kuigi Justiitsministeerium teeb igal aastal retsidiivsusuuringut, siis seal on vangla justkui üks tervik, et avavanglat ja kinnist vanglat omavahel ei eristata. Järgmine slaid. Kiirelt siis räägin ka vangla rollist, et kui me võrdleme omavahel avavanglat ja kinnist vanglat, siis peamine erinevus on põgenemisvastastes meetmetes, et avavangla puhul saab välja tuua selle, et kinnipeetaval on palju rohkem vabadust. Näiteks kinnipeetaval on ju võimalus käia tööl väljaspool vanglat, samuti siis õppetegevusega tegeleda väljaspool vanglat, et kinnises vanglas sellist võimalust ei ole.
Avavanglas on palju paremad võimalused töötamiseks, et kui kinnises vanglas mõni kinnipeetav töötab kõigest mõned tunnid nädalas majandustöödel, siis avavanglas pigem käiakse tööl ikkagi nii, et on täispikk töönädal. Haridust on võimalik nii kinnises vanglas kui ka avavanglas omandada. Et avavanglas jällegi saab see toimuda väljaspool vanglat, kinnises vanglas siis vangla sees koos teiste kinnipeetavatega. Järgmine slaid. Siin on siis joonis, kus on näha kinnisest vanglast ja avavanglast vabanenute 2 aasta retsidiivsusmäära aastatel 2015 kuni 2020. Selle retsidiivsuse näitajaks on siis uuringus aluseks võetud uus süüdimõistev kohtuotsus, mis on siis tehtud 2 aasta jooksul peale vanglast vabanemist. Et kogu selle valimi moodustas 8435 vabanemist, millest siis 457 olid avavanglast, et sellest on näha, et avavangla osakaal tegelikult võrreldes kinnise vanglaga on veel päris väike olnud. Ja kui neid tulemusi vaadata, siis on näha, et alates 2018 on avavangla retsidiivsus järjest madalamaks läinud, et enne 2018. aastat see oli ka madal, aga siin tuleb arvesse võtta ka seda, et kinnipeetavaid, kes siis avavanglast vabanesid, oli väga vähe. Et alates 2018. aastast hakkas siis nende arv järk-järgult tõusma, kuna 2018. aastal siis anti rohkematele kinnipeetavatele ka võimalus avavanglasse pääsemiseks. Näiteks siis kõrgohtlikud kinnipeetavad said rohkem võimalusi avavanglasse minekuks. Kogu uuritaval ajaperioodil kokku kinnise vangla retsidiivsusmäär oli 39% ja avavangla oma oli siis sellest 10% väiksem, ehk siis 29%. Uuringus oli veel välja toodud retsidiivsusmäär erinevate tunnuste põhjal, et seal oli välja toodud näiteks sõltuvusprobleemi olemasolu, vabanemise liik ja siis ohtlikkuse tase. Et siin saab veel välja tuua selle, et kõige madalam retsidiivsusmäär on siis nende hulgas, kes vabanemisliigi poolest vabanevad enne tähtaegselt ja just elektroonilise valve alla. Kinnises vanglas oli see retsidiivsusmäär siis 18%, avavanglas 11%, ehk siis kui nüüd mõelda nende tulemuste peale, siis võib öelda, et selline hea valik oleks kinnisest vanglast suunata kinnipeetav avavanglasse ja siis, kui sealt näiteks oleks võimalik isikul vabaneda enne tähtaegselt elektroonilise valvega, siis oleks selline hea lahendus ja kõige kõrgem siis retsidiivsusmäär muidugi on nende hulgas, kes siis on enda karistuse kinnises vanglas lõpuni ära kandnud. Selle uuringu tulemusena siis on ettepanek suurendada avavangla osakaalu, et selle jaoks on juba ka samme tehtud, nagu eelnevalt mainisin, siis 2018. aastal anti rohkematele kinnipeetavatele võimalus avavanglasse pääseda. Ja võib järgmise slaidi panna. Aitäh! Aitäh, Agne! Jätkuvalt võite küsimusi Agnele esitada chatti ja annan sõna siit üle Kertu Külaotsale, kes räägib meile korduvvangistatud noorte taasühiskonnastamise probleemidest. Nii, tervist! Mina siis räägin tegelikult oma magistritööst. Artikli maht oli piiratud, seega üritan teha võimalikult keskse kokkuvõtte. Selle töö olulisus tegelikult peitus selles, et rääkisin noorte endaga, mida nad kogesid siis tegelikult alates lapsepõlvest kuni siis esimese õigusrikkumiseni ning ka siis peale seda tegelikult, kui juba tema ellu on sekkunud erinevad instantsid. Teoreetilisel taustal ma väga palju tegelikult ei peatuks, sest
põhilised aspektid, mida me nii-öelda kuritegevuse juures ja sellele teele jõudmisele nii-öelda vaatuses vaatame, on perekond, keskkond, noorte individuaalsed omadused ja tõrjutus ning eakaaslaste mõju. Kui nii-öelda pigem ma räägiks nendest tulemustest ja noorte nii-öelda enda hinnangutest, mis neid kõige enam sellel teekonnal mõjutasid. Peamised nii-öelda probleemid, mille üle me arutasime, siis nii-öelda nende enesetunne esimeste sekkumiste saamisel või kas nad neid üldse said, milline oli nende sekkumiste professionaalsus, millised olid üldse nii-öelda peamised mõjutajad, kuni nad üldse jõudsid oma rikkumiseni ning tegelikult sellest ka, et mis on nende nii-öelda võib-olla tulevikuvaated ka peale vanglat ja vanglas olles. Valimis olid noored, kes on kindlasti olnud varasemalt mitmel korral kriminaalhooldusel või on siis nii-öelda jõudnud juba vanglasse või on ka juba vanglas mitmendat korda. Perekonna seisukohast tegelikult võib üldistavalt öelda, et perekonnaseis on olnud kõikidel noortel keeruline, mis ei ole meile muidugi uudiseks. Kuid see teekond tegelikult sellest, kuidas nad oma perekonnast räägivad, on üsnagi kurb. Nad jätkuvalt sooviksid oma perekonnaga suhelda, kuid perekonna huvi tegelikult on nende vastu väikene, sellepärast et perekonnasidemed olid juba eelnevalt keerulised ning vanglas olles tegelikult on vanem oma lapse täielikult ära unustanud. Kuid siinkohal oleks siis nii-öelda tegevuste juures oluline teha ka jätkuvalt nii-öelda arendust selles osas, et perekonna traumadega tegeleda, millega nad tugevalt kokku puutusid. Erinevad sõltuvused, vägivald, mis tegelikult on jäänud neile tänaseks nii-öelda lahenduseta, sest nad ei oska sellele tähendust anda. Nende roll on jäänud tegelikult elus üsna keeruliseks, sest nad on juba lapsest saadik kandnud täiskasvanu rolli ehk siis otsinud tegelikult ise pidevalt lahendusi. Nad ei ole tegelikult sageli kodus üldse elanud või on see olnud väga minimaalne aeg. Sageli nad elavad sõpradega, tarvitavad aineid ja juba satuvad kõik sellesse pöörisesse, sest tegelikult noored peegeldasid seda, kuidas sekkumised siis perekond, kohaliku omavalitsuse poolt, kooli poolt on äärmiselt puudulikud ja nemad seda oma nii-öelda kuritegelikul teel tegelikult ei tajunudki. Et esimene nii-öelda heureka tuli neile sellel perioodil, kui juba tegelikult sekkus politsei või oli asjasse kaasatud juba kriminaalhooldaja. Varasemast protsessist tegelikult neil nii-öelda sellist tuge ei olnud, kes neid oleks sellest august sellel hetkel ka välja tõmmanud. Mis on tegelikult ilmselt rohkem poliitika kujundamise vaatest oluline. Kõik selle juurde käivad sõbrad, tulevane keskkond, millele me peame ka vangistuses olles neile rohkem tähelepanu pöörama, et nende keskkond, kuhu nad naasevad, oleksid nad selleks valmis, nendeks raskusteks, sest tegelikult nende probleemid vangistuses olles on tugevalt pausil ja nende nii-öelda arusaam päris elus tegelikult jääb sellesse aega, mil nad tegelikult vanglasse tulid, ehk siis võib-olla 14-aastaselt esimesel korral politsei vaatesse sattumisest. Nende probleemilahendusoskus ja individuaalsed oskused on nii-öelda tugevalt maha jäänud selles osas, mille arendamisega tuleb meil vanglas tugevalt tegeleda ning mille suhtes ilmselt on ka selline suurem fookus, mis see töö tegelikult nii-öelda meile andis. Tuleviku mõttes on kindlasti oluline lähtuda sellisest kliendikogemusest, mis meil praegu on ka fookuses teenistuses ning ma arvan, et selle töö mõttes tegelikult noorte vaates on eeltöö mingis osas tehtud. Me saame sellest õppida, mida tegelikult noored peavad oluliseks, mis võib-olla neile nii-öelda vangistuses on väärtuslik ja tegelikult millised mured neid ennast kõnetavad ja kuidas nad neid probleeme oskaksid üldse lahendada. Et ma siit poolt praegu lõpetaksin.
Aitäh, suurepärane töö, täpselt 5 minutit. Annan sõna edasi Kaarel Krausile, kes räägib eetika õpetamisest kinnipeetavatele. Kaarel, palun. Jaa, tere. Tundub, et Sul on päris halb heli. Kas sa saad kuidagi seda paremaks? Kas nüüd on paremini? Proovi veel. Üks hetk. Nii, kas nüüd on paremini kuulda? Nüüd on paremini. Väga hea. Mulle tundub, et te mu pilti vist ei näe, et te mind ei näe. Aga see võib-olla ei olegi oluline, et ei hakka tehnilise probleemiga hetkel tegelema. Aga lühike ülevaade siis minu artiklist, et eetika õpetamine kinnipeetavatele pilootprogrammi ülevaade. Et palun järgmine slaid. Et natuke selle taustast, et me teame ju, et taasühiskonnastamine on vangistuse täideviimise keskne koht ja see on ka nii-öelda vangistusseadusest tulenev. Et me peame vanglas viibivaid isikuid taasühiskonnastama. Selleks täna pakutakse meil erinevaid võimalusi, sealhulgas sotsiaalprogrammid, haridus, tööhõive ja nii edasi, eks ole. Et mõtlesime, et võiks enda poolt ka pakkuda mingisuguse hea asja, mis võiks siis kinnipeetavate taasühiskonnastamisel kaasa aidata. Üheks mõtteks oli siis kuidagi, et seda haridust ja sotsiaalprogramme kuidagi integreerida. Sealt jõudsimegi tegelikult mõtteni, et eetikateemaline programm võiks olla siis see asi, mis aitab kinnipeetavatel tegeleda ka siis selliste väärtusküsimustega ja käitumisega seotud küsimustega. Uuringud on näidanud, et eetikateemalisi programme vanglas ülemäära palju ei ole. Oma artiklis olen välja toonud 2 näidet Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Sveitsist, kus on siis neid asju tehtud. Need on mõlemad olnud väga erinevad ja sealt see mõte tuligi, et paneme siis selle asja käima. Nende mõlema näite puhul oli siis tuvastatud, et on mõju käitumisele, kriitilisele mõtlemisele ja ka nii-öelda sellisele üldisele empaatiale. Mõeldud tehtud. Idee siis tuli meie programmile 2020. aastal eelmiselt vanglateenistuse juhilt härra Priit Kamalt, kes siis selle Sveitsi programmi artikli pinnalt siis selle idee tõstatas. Oma artiklis kirjeldan siis, mismoodi see idee tekkis. Esimest korda sai alustatud siis selle programmiga 2021. aasta suvel, kuid koroonaviirusest tulenevate piirangute tõttu jäi siis programm pooleli, et me ei jõudnud seda lõpuni. Ja siis Tallinna vangla peaspetsialist metoodiku eestvedamisel, mitte eestvedamisel, vaid initsiatiivil siis pöördus see minu poole, et teeme uuesti. Ja 23. aasta kevadel ja sügisel sai siis programm 2 korral läbi viidud otsast lõpuni, mille käigus siis läbis programmi kokku 18 kinnipeetavat ja said siis ka akadeemia kirjadega tunnistuse, mis oli siis päris hea selline tõmbenumber ka kinnipeetavate jaoks. Programmi sisus saate ise selles artiklis lugeda. Küll aga olen siin välja toonud ka mõned sellised mõttekohad, mida ma siis programmi läbiviijana kogesin. Nii-öelda probleemkohad, ametnike töökoormus, et päris tihti oli olukordi, kus osalejad ei jõudnud õigeaegselt programmi. Ametnikel sattus samale ajale lihtsalt nii palju tegevusi, et oli täiesti tavaline, et kinnipeetavaid jäid kuni 15, kohati isegi üle 20 minuti tundi hiljaks. Esines ka tehnilisi viperusi.
aga selle saime lahendatud tegelikult kinnipeetavate väga hea vastutulelikkuse osas, et saame paberi peal asjad ilusti ära tehtud või siis ka ühel juhul näitasin enda sülearvuti siis ekraanilt. Välja toonud ka siin selle, et mõningate osalejate ebaaus käitumisviis, need olid just osalejad, kes tulid programmi, käisid 2-3, võib-olla isegi 4 korral, aga programmi nad ei lõpetanud ja kui oligi siis nii-öelda registreerimislehe ringi saatmine, et kinnitage palun oma allkirjaga kohalviibimist, siis allkirjastati ka eelnevad korrad, kui puuduti. Ja mis oli siis võib-olla kõige üllatavam selline probleemkoht oli see, et isegi kui räägid enda hinnangul arusaadavalt ja väga mitmete näidetega, siis mõni osaleja ei saanud ikkagi kujundlikest asjadest aru. Et sellest saate siis ei saanud aru. Aha. Mõned tähelepanekud ka, et tegelikult kinnipeetav on väga aktiivne osavõtja, väga julge aruteludeks ja valmis oma seisukohti kaitsma, võib-olla isegi rohkem, kui me oodatagi oskame. Ja mis minu jaoks oli võib-olla selline kõige ootamatum tähelepanek oli see, et mina tulin sealt tundidest iga kord ära väga positiivse emotsiooniga. Ja kursuse lõpul sain ka kinnipeetavatelt selle tagasiside, et ka nemad said selle positiivse emotsiooni osaliseks, mis on justkui nagu win-win olukord, eks ole. Väike arutelu koht ka, et jah, mõju hindamine on keeruline, kas tal on taasühiskonnastamise mõistes mingisugune mõju. See on nii-öelda keerukas hindamine, väga pikk protsess. Kindlasti soovitan selliste programmidega jätkata, mis soodustavad siis vaba arutelu ja dialoogi. Kokkuvõtvalt võin öelda, et see eetikaprogramm oli väga positiivne kogemus ja usun, et sellel võib olla positiivne mõju. Aga kindlasti soovitan kõigil artiklit lugeda, saab täpsemalt ülevaate ja küsimuste korral võite vabalt pöörduda. Aitäh! Aitäh, Kaarel! Kuivõrd oleme natuke ajakavast siiski maas, siis annan kiiresti sõna edasi järgmistele esinejatele. Angela, Gretel ja Liisu, kas hoolealuste vaimne tervis on sisekaitse mure? Tere ka minu poolt! Ma siis annan väikse ülevaade meie artiklis kajastatust. Võid panna järgmise slaidi. Lühidalt vastates sellele küsimusele, mis pealkirjas on püstitatud, siis jah, on küll. Peamised põhjused selleks on tegelikult siis see, et õigusrikkujate seas on rohkem vaimse tervise probleeme kui tavapopulatsioonis. Ja vangla keskkonnas võib vaimse tervise probleem väga tihti jääda nähtamatuks. Et see sõltub spetsialisti pädevustest ja tegelikult ka siis riski maandav tegevus ei ole alati vaimse tervise abi ja selle kohane ka sekkumine. Palun järgmine slaid. Kajastasime ka lähemalt suitsiidi ja üksikvangistust vangla keskkonnas ja tõime välja, et üksikvangistusel võib olla väga palju negatiivseid mõjusid, mis ei tule meile tegelikult üllatusena. Ja võib-olla veidi vastuoluliselt on vangla keskkonnas kasutusel ühe suitsiidi ennetusmeetmena täiendavate julgeolekuabinõude kohaldamine, mis võib, aga ei pruugi hõlmata lukustatud kambris paiknemist ja ka tegelikult isiklike riiete, mitte isiklike riiete, aga siis teistmoodi paberist riiete andmist, mis tegelikult võib võimendada seda sümptomit, mis on tekkinud vangistuses viibides. Ja selle juures on oluline järjepidev kommunikatsioon ametnikega ja tegelikult kvaliteetne kommunikatsioon ja suhtlus. Et leidsime, et vanglas on kinnipeetavad rohkem haavatavamad ametnike poolsetele eelarvamustele ja negatiivsele suhtumisele. Ehk siis sellistel puhkudel, kui nad on üksikvangistuses, on nad eriti haavatavad sellistele asjadele. Palun järgmine slaid.
ja arutelu pooles me siis kajastasime tegelikult teatud probleeme, mis meie süsteemis esinevad ja leidsime, et vanglal on tegelikult võimalus juhtida olemasolevaid ressursse selliselt, et tagada parem vaimse tervise abi osutamine. Aga siinkohal tuleb siis leida see tasakaal, mis on nii riski maandav tegevus kui ka vaimse tervise abi. Ja ametnike puhul tuleb arvestada seda, et kui teenuse saamine või mittesaamine sõltub ametnike pädevusest, siis on oluline tagada ka selles valdkonnas ametnike piisav superviseeritus ja ka koolitused. Et siin sellise illustreeriva näitena saame tuua, kui ametnik ei ole teadlik, millised sümptomid on näiteks depressioonil või kuidas eristada seda lihtsalt tavapärasest kurvast olekust, mis on seotud vanglas viibimisega. Siis tegelikult ei pruugi see vaimse tervise probleem üldse saada abi. Ja selleks siis ongi vaja suurendada ka ametnike teadlikkust nendel teemadel. Üksikvangistus on passiivne sekkumisviis, et see ei aita eriti palju edasi, kui me sellega ka teistel viisidel ei tegele, siis me võiksime leida ka sellele alternatiive. Et kas siis samaaegselt, sest arusaadav on, et me ei saa täielikult kaotada üksikvangistuses viibimist, aga sealjuures siis tagada see, et inimestele on tagatud suhtlus, mõtestatud tegevus. Ja vaatasime ka siis vaimse tervise teenuste püramiidi, mille puhul võiks esmatasandi sekkumised vanglas kas siis välja töötada või koos kinnipeetavatega siis tagada, et esmatasandi sekkumisteks loetakse tegelikult kogukonna poolset tuge. Et esmatasandi sekkumine ei ole psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde, vaid on hoopis lähedal viibivad isikud. Et ka seda poolt võiks vanglas natukene enam täiendada ja sinna suunas liikuda. Ja otse loomulikult ka täiendavate uuringute ja teaduspõhise lähenemise toetamine vanglasüsteemis laiemalt, võimalusel ka siis avalikult. Ja selle aja jooksul, mis me seda oleme kirjutanud, on tegelikult toimunud juba väga palju positiivseid muutusi ja vanglasüsteemis võtame ka näiteks siis see seaduseelnõu vastuvõtmise, mis siis tagab meile selle võimaluse, et näiteks vahistatud, mis oli siis üks välja toodud üksikvangistuse viise, saavad ka avatud osakonnas liikuda, mis tagab natukene parema suhtluse neile. Järgmine slaid. Aitäh teile! Aitäh, Angela! Lähme siit edasi. Kiidan ka sind, täpselt 5 minutit. Lähme edasi Andriko Muubaga, kes teeb meile ülevaate ühest konverentsist, kus räägiti taasühiskonnastamisest. Andriko. Tere! Mina räägin teile siis artiklist, mis annab ülevaate eelmisel aastal Portos toimunud konverentsist. Teemaks oli korrektsioonialane teadusuuringute sümpoosium, rehabiliteeriva reintegratsiooni uuringud ja peegeldused sellest, mis töötab. Ehk jagati häid praktikaid, mis on taasühiskonnastamisel tõhus ja kuidas näeb välja edukas üleminek vangistusest ühiskonda. Ma tõin artiklis välja olulisemad esitlused, mis hõlmavad ametnike arusaama ja suhtumist oma töösse, kogukondade kaasamise olulisust ning tähendusrikast koostööd kinnipeetavatega. Ameerika Ühendriikidest tutvustas Brian Lavins taasühiskonnastamise probleeme, rõhutades seda, et viimase 120 aasta jooksul nende poolt kasutatud karistuspõhised meetodid tulenevalt siis statistikast ja retsidiivsuse määrast ei ole olnud tõhusad. Ta tõi välja kontseptsiooni, mille poole on nad püüdnud liikuda, mis on nii-öelda spordikohtuniku mudelilt treenermudelile, kus ametnikud töötavad kinnipeetavatega meeskonnana,
aidates neil parandada oma oskusi ja saavutada seatud eesmärke. Ta tõi näite, et inimene, kes vähendab narkootikumide tarbimist poole võrra, väärib kiitust ja patsutust õlale, mitte karistust. Ta ei ole suutnud täielikult loobuda, rõhutades uuesti, et karistuspõhised sekkumised ei ole mõeldud käitumise muutmiseks. Uus lähenemine peaks keskenduma rohkem suhetele kinnipeetavate ja töötajate vahel ning selliste oskuste arendamisele. Singapuri kogemusi jagas Yongli Shi, kus väikse linnriigina on nad edukalt rakendanud programmi, mida kutsutakse siis Yellow Ribbon Singapur. See on 2004 aastast juba küll, aga see julgustab ühiskonda andma endistele õigusrikkujatele teise võimaluse ja toetab nende taasühiskonnastamist. Projekt keskendub kogukonna teadlikkuse tõstmisele ja endiste õigusrikkujate aktsepteerimisele, pakkudes erinevaid koolitus- ja töövõimalusi, et toetada nende tagasipöördumist. Lisaks tõi ta välja, et ametnike puudusega võitlemiseks on nad edukalt taasühiskonnastamise protsessi kaasanud kinnipeetavaid. Selliselt, et neid koolitatakse taastava praktika alal ja nendest endist saavad suur osa siis kogu sellest taasühiskonnastamiseks. Tšehhi Vabariigist tutvustas Teresa Tlestikova jooga mõju vangide psühholoogilisele seisundile. Ta tõi välja, et jooga aitab vähendada stressi, agressiivsust ja ärevust, parandades samal ajal emotsionaalset tasakaalu ja vaimset heaolu. Ta viis läbi pilootprojekti Pribrami vanglas ja see näitas, et jooga praktiseerimine võib oluliselt parandada kinnipeetavate psühholoogilist seisundit ja toetada nende siis taas integreerumist ühiskonda. Uuringud näitasid, et enesetunnetus, väärtus ja enesehinnang paranesid 90%, samas kui ärevus ja rahutustunne vähenesid vastavalt siis 65 ja 55% juhtudest. Lõpetuseks ma ütleksin, et minule meeldis kõige rohkem just Briani esitlus ja see, kuidas ta sõnastas nende lähenemist ja mõtteviisi, ehk me ei saa olla ainult tuimad kõrvaltvaatajad, kes reageerivad ainult vigadele, vaid on vaja ühiselt pingutada parema homse nimel. Aitäh! Aitäh, Andriko! Kiidan ka sind, ka täpselt 5 minutit. Ja oleme jõudnud viimase artiklini selles ajakirjas, mis räägib dünaamilisest turvalisusest ja vangi päevakava analüüsist. Minu andmetel Siim Poll on see, kes esitluse teeb, nii et palun Siim. Me ei kuule sind. Võib-olla sa ei räägi ka. Ei kuule. Kas nüüd on parem? Ja, nüüd on hea. Väga hea. Tere kõigile. Et siis mina, Ivo Kitsing ja Andrika Muuga siis kirjutasime artikli, kus me keskendusime siis dünaamilisele turvalisusele ja päevakava muutmisele. Et me analüüsisime siis läbi artiklite ja uuringute päevakava rikkumise trende. Ja keskendusime siis dünaamilise turvalisuse põhimõtetele ja fookusesse panime öised ringkäigud ja loenduse. Et artikli algust natuke, et palju saime ka inspiratsiooni nii-öelda Norrast, aga keskendusime siiski ülemaailmsetele uuringutele ja trendidele, et kuidas võiks olla parem. Ja küsimus, millele me vastust siis ootasime, on, et kas vangla päevakava korrigeerides võime jõuda tulemuseni, mis soodustab taas ühiskonnast ja vähendab rikkumisi. Ja mis on siis tingitud ka kinnipeetavate agressiivset käitumisest, et sa võid järgmise slaidi panna. Et kui me vaatame intsidente siin juhtimislaualt,
aastal siis 11.12.22 kuni 11.12.23, siis me näeme, et sellel kellaajal, eks ju, alates 6 kuni siis poole 9 keskmiselt on intsidentide arv oluliselt kõrgem kui muul ajal päevas. Ja selle me võtsime siis nii-öelda fookusesse, et kuidas oleks võimalik neid alla tuua. Et oma uuringu käigus vaatasime erinevaid andmeid, vaatasime ka ütleme 20-25 aastat vanu päevakavasid, mis olid väga sarnased tänasega. Ja mõtlesime selle peale, et kuidas seda muuta ja kas seda on mõistlik muuta. Võid panna järgmise slaidi. Et juba jõudsime siia. Aga jah, me uurisime siis läbi dünaamiliste, läbi suhete ja mida me võtsime veel arvesse, on unekvaliteet kinnipeetavatel. Et järeldus oli see, või meie eeldus oli see, et kui kinnipeetavad saavad parema ja kvaliteetsema une, siis nad on ka hommikul valmis või järgmisel päeval valmis rohkem tegema koostööd ametnikega, mis siis soodustab nii-öelda taasühiskonnastamist vanglates. Nende taasühiskonnastavaid tegevusi. Ja leidsime siis, et erinevatest uuringutest, et kinnipeetavate uni on niigi juba oluliselt kehvem kui siis väljaspool vanglat olevate inimeste, kuna see stressifaktor on nii suur. Ja järeldused, kuhu jõudsime, siis on, et mida võiks kaaluda, on siis öistest ringkäikudest loobumist, kuna see müra, mis seal tekib, on siiski väga segava faktoriga nende unekvaliteedile. Ja kuna meie, ütleme siis, staatiline turvalisus on väga heal tasemel nii müüride, uste ja kaamerate ja kõige sellega, et me oleme välistanud läbi selle nende igasuguse põgenemise. Ja kaalusime siis ka ettepanekuks kaaluda hommikuse loenduse ümberkorraldamist, et kas see on üldse vajalik, et me neid 2 korda päevas üle loendame või piisab sellest, kui me teeme seda 1 korra ja teise korra siis teeme nii-öelda muude tegevuste käigus. Et võib-olla kuna ma ajakavast pikalt üle, siis täpsemalt saab lugeda artiklist kõike, aga ma kindlasti tahaks veel Jaanikat tänada siin meie poolt, et kes oli väga suureks abiks meie artikli koostamisel ja selle artikli põhjal siis Ivo räägib ka pikemalt oma projektist. Aitäh siin. Jah, see on tõsi, et peale küsimuste ja vastuste vooru siis võib-olla selle sama artikli sellised tugisambad tulevad ka katsedisaini sprindis esitluses arutlusele. Aga lähme küsimuste juurde. Osadele aitäh, osadele autoritele, kes on juba vastanud ka chatis kirjalikult küsimustele, kuid ma arvan, et võtame need ka põgusalt need samad küsimused läbi suuliselt, sest võib-olla kõigile ei meeldi lihtsalt lugeda ja võib-olla soovid sa ka autorina midagi täiustada oma vastuses või rohkem rääkida. Ütlen veel, et võite jätkuvalt kirjutada küsimusi chatti. Kui kellegi jaoks on küsimuse kirjutamine mitte mugav viis, siis võib ka kätt tõstes proovida löögile saada. Nii et hakkame siit minema. Ja lähme siis küsimuste saabumise järjekorras. Kõigepealt Liis Toomile oli küsimus siis tahvelarvutite ja bürokraatia suhtes, et ametnike käest on kuulda olnud, et ühelt poolt on bürokraatiat vähem, teisalt on kinnipeetavatel lihtsam tahvli kaudu pöördumisi esitada ja on esinenud pahatahtlikkust. Kuidas teie seda näete või on plaanis mingisugused ka edasised uuringud? Ja, aitäh küsimuse eest. Ma loodan, et ma olen jätkuvalt kenasti kuulda. Et otseselt meil ei ole nagu mingisuguseid jätkuvaid uurimisplaane, aga seda võiks edasi uurida. Et võiks ka edasi uurida seda, et kuidas kinnipeetavad tajuvad üldse ametnikega näost näkku suhtluse temaatikat, et kas see nüüd tahvlite võimaldamisega on kuidagi tajutavalt suurenenud või pigem vähenenud või ei ole seal üldse mingit mõju. Aga mis nüüd nendest pahatahtlikke kinnipeetavaid puutub, et siis paratamatult mingisugune grupp neid meil vanglas on, et kes meid nii-öelda koormavad
oma sisutühjade pöördumistega. Et oli neid ennem ja on täna võib-olla lihtsalt jah, tõesti need võimalused nii-öelda ametnike, ma ei teagi, kiusamiseks siis või mis iganes sõna kasutada on nagu olemas. Aga mina ikkagi arvan seda, et me peame kinnipeetavatesse suhtuma juhtumipõhiselt ehk siis tõenäoliselt on seal taga ikkagi mingisugused muud juurprobleemid, mis vajavad lahendust või ei ole leidnud lahendust, et mina arvan, et peaks tegelema sellega ja on ka tegeletud, et meil on Tartu vanglast näiteid, kus üksus on tõesõna olnud täiesti hädas kuni sinnamaale välja, et minu käest on küsitud, et kas me saaksime tehniliselt kuidagi piirata mingite kinnipeetavate pöördumiste esitamist, et seda me tehniliselt kindlasti piirama ei ole hakanud ja oleme ka üksustele seda selgitanud, et kõige jaoks võiks olla rohtu, et lihtsalt võib-olla on siis vaja selle vangiga teha rohkem tööd, võib-olla kaasata lisaks sinna juurde üksuse väliseid inimesi, aru saada, et mis tema siis see nagu päris mure on. Et ma ei tea, kui on mingeid täpsustavaid küsimusi või tahate, et ma selle kohta midagi veel räägiks, siis andke teada. Ma küsin juurde ka seda, millest on ka varasemalt juttu olnud, et aga mis on siis IT-tiimi tegelikult selline seisukoht, et üks on pahatahtlikud pöördumised, aga teine on võib-olla nende tahvlite lõhkumine ja lahti muukimine, et milline see teie seisukoht sellest kõigest on? Tegelikult hirm oli suurem selles osas, et hakatakse lõhkuma, et neid lõhkumisi on olnud, aga pigem vähe. Ma arvan, et seal kuskil 5-6 juhtumi info minul olemas, võib-olla isegi natukene vähem. Aga ma ütleks ka seal on mõnes mõttes võib-olla üksusel tegelikult olnud võimalus neid lõhkumisi ära hoida. Et kui me paneme kinnipeetava mingil põhjusel lukku ja veidi hiljem anname talle tahvelarvuti, et siis võib-olla see ei ole kõige mõistlikum tegevus, eks ju, et mingi sündmus on teda käivitanud, et eks tuleks nagu vaadata seda olukorda, et mis seisus see kinnipeetav on, et teine päev ta võib olla väga rahulik, aga et seal siis võivad olla mingid isiklikud teemad, miks nad üldse neid tahvleid lõhuvad või ka nagu see, ütleme, kohati ka see, et ei saada näiteks selle tahvliga hakkama, et siis tulebki nagu vaadata, et mis seal see probleem on. Sa küsisid lõhkumise kohta, lahtimuukimine ja lahtimuukimist on ka katsetatud teha, et ühtepidi nagu piloot näitaski meile kätte ka mingid tehnilised kitsaskohad, et eks me nende riskide ilmnemisel oleme alati siis nagu hinnanud, et kas see vajab mingisugust nii-öelda tahvlitega toimetamise peatamist või ikkagi on võimalik mingisugused riskikohad nii-öelda ära kõrvaldada, et eks kinnipeetavad on nutikad, mõnel on ka IT-taipu natukene rohkem, et aga jah, meil tõesti ilmnes, et osadele tahvlitele ei olnud RIT pannud peale tehnilise piirangud, et nad said siis ühte, teist ja kolmandat teha, aga midagi sellist, mis oleks nagu tekitanud võimaluse kuidagi väljaspoolt maailma suhtlemiseks otseselt sellist asja ei olnud. Aitäh, Liis. Vaatasin chati läbi, rohkem teie artikli kohta praegu küsimusi pole tulnud. Silvial on siin käsi püsti. Võib-olla võtame ka Silvia küsimuse siis kohe. Tere kõigile, et just seesama küsimus, mis oli esitatud, oli ka minul. Kas on plaanis kaardistada need edaspidi, need edusamme ja ebaõnnestumisi ja arvan, et see on teema, millega tasub tegeleda ja tegelikult saab ka, ütleme, 3. kursuse need tudengeid kaasata uurimisseminari raames, et seda teemat laiemalt vaadata, nii suhteid kui ka tehnilist poolt, kui ka seda keelebarjääri, nii et see on see teema, kuna digipädevuste tõstmine kinnipeetavate seas on ülioluline ja siis ma arvan, et see on see valdkond, mida võiks arendada ja süvitsi minna, et just edaspidi vältida neid ebameeldivaid hetke ja need ebaõnnestumisi, mis sellega kaasnevad. Aitäh! Aitäh!
Lähme edasi eakate vangide teema juurde ja on tulnud chati küsimus, millele Rainer on ka kenasti vastanud, aga võib-olla teeme ka korraks ikkagi suuliselt, et kui rääkida eakate eraldamisest, siis kas meie tänased kinnised vanglad üldse sobivad selleks ja milline võiks olla sotsiaaltöö ja järelevalve tasakaal sellise sihtrühma puhul? Ei tea, kes... Tere ka minu poolt. Tere. Kas on kuulda? On kuulda. Ja vastan siis ka suuliselt, et kui nüüd vaadata meie tänaseid kinniseid vanglaid, siis otseselt need probleeme nagu eakatele ei põhjusta, aga kui mõelda just selle peale, et tõesti siis kuidagi koondada nad eraldi eduosakonda või siis täiesti eraldi üksusesse, siis kindlasti on erinevaid täiendusi, mis neid eakaid kinnipeetavaid aitaks. Alustades käeturede paigaldusest, kaldteedest, mis siis aitaks neil nagu liikuda iseseisvalt. Samuti eri objekte, eri värvidega siis tähistada, et nende märkamine oleks lihtsam. Ja lõpetades selle osakonna asukoha määramisega, mis oleks siis samuti võimalikult lähedal jalutusboksidele, meditsiiniosakonnale, sotsiaalprogrammidele ja nii edasi, mis samuti lihtsustaks eaka kinnipeetava liikumist. Ja kui mõelda seda sotsiaaltöö ja järelevalve tasakaalu, siis tegelikult vajaksid eakad kinnipeetavad rohkem just sellist sotsiaaltööalast tähelepanu, sest et tihti võivad nad avatud eluosakonnas tunda ennast tõrjutuna või kuidagi eemale jäetuna teiste seas. Aga ja seest nad ei pane nii palju õigusrikkumisi üldiselt toime, kui seda teevad noored. Aitäh vastuse eest. Ma ise korraks toon ka ühe küsimuse lauda seoses ka ühe varasemalt loetud teadusuuringuga, kus 90-ndatel tänast praktikat ei tea, sest lugesin seda artiklit üsna ammu, aga 90-ndatel Jaapanis ehitati vanadekodusid ja lastehoide ühte majja. Ja põhjus oli siis tegelikult ja sellel leiti väga suur kasu. Seetõttu, et vanematele inimestele meeldib väga korrata ja rääkida lugusid oma mälestustest ja rääkida ja jutustada just nimelt lugusid ja lastele on väga oluline kuulata lugusid ja et eriti tore, kui keegi neid veel ka korduvalt räägib. Ehk et selline sotsiaalne suhtlus kahe grupi vahel tegelikult sellest nähti väga suurt kasu. Nii et kui eraldamisest rääkida, siis võib-olla võiks ka kaaluda hoopis mingit sellist mudelit, mitte küll laste puhul, aga ütleme siis, ma ei tea, noored kinnipeetavad võib-olla sotsiaalselt madalamate oskustega. Mis autorid arvavad sellisest mõttest? Ja see käis meil tegelikult vist intervjuudest ka läbi see, et vanglad olid ka tegelikult ikkagi seda meelt, et see eraldamine võib-olla ei ole kõige parem idee, vähemalt praegu, sest et üks vangistuse eesmärk on ikkagi taasühiskonnastamine ja ühiskonnas üldiselt on ju ka niimoodi, et elavad koos nii eakamad inimesed kui nooremad inimesed ja see ikkagi omavahel nagu tasakaalustab seda ja jäljendab võimalikult reaalselt siis päriselt ka seda ühiskonda, et kui nüüd hakata niimoodi hakkima ja eraldama neid, et siis võib-olla ei ole see hetkel kõige parem idee. Aitäh, Rainer, küsimustele vastamast. Kas on kellelgi veel eakate artikli kohta ja selle teema kohta küsimusi? Täpsustada, et
ma leian, et väga oluline eakate puhul on ka see, et meil oleks väga tihe koostöö KOV-idega, et me ei taha, et vangla muutuks vanadekoduks, et juba kohe alguses tuleks teha koostööd KOV-iga, et see kinnipeetav, kui ta vabaneb, siis ta ei oleks lihtsalt kuskil kodutu, sest praegu ma leian, et see on ka suur mure, mis eakatega on, neil ei ole nagu lähedasi ja see on probleemiks. Selge, aitäh täienduse eest. Jah, Kaarel, võtame siis eetikateema ja dünaamilise turvalisuse teema järgmiseks, kuivõrd teie peate tundi lahkuma. Eetikaprogrammi teema kohta laekus siia chati üks küsimus, mis oli sellest, et kas te kaalusite oma toimumisaja muutmist vastavalt mugavamale päevakavalisele ajale. Ja, aitäh küsimuse eest. Kuna ma tõin välja, et 3 korda sai seda programmi alustatud, siis esimene kord otsustasime, et teeme selle aja selliselt, et on õhtuse toidu jagamise ja õhtuse loenduse vahepeal. Ehk siis kõik, kes on muude hõivetegevustega hõivatud, kõik oleksid tagasi. Küll aga seal oli see, et see programmi 1 tund jäi liiga lühikeseks, et me ei jõudnud kõiki asju läbi võtta. Teisel korral mõtlesime, et oleme lihtsad, teeme hästi lihtsalt, alustasime kell 1, ei toiminud. Kella 1 ajal oli väga palju teisi tegevusi. Ja 3. kord mõtlesime, et oleme õppust võtnud, alustame 1.15, ehk siis kõik muud saatmised ja hõivetegevused on siis, kõik teised kinnipeetavad on ära saadetud ja ametnikud peaksid olema vabanenud. Ka siis esines seda sama probleemi, et kinnipeetavad jäid hiljaks. Minul poolt on ka üks täiendav küsimus, mis praegu ettekandest välja ei tulnud, aga kuidas kommenteeriksid seda, et kaasasid vähemalt ühel korral tegevvalvurid grupitöösse samaväärsete liikmetena kui kinnipeetavad ehk et osalejatena. Kuidas see kogemus toimis ja millised on kommentaarid? See ei ole küll selle artikli nii-öelda uurimuskeskmes, et sellest on plaanis tulevikus teha täiendav nii-öelda selline ülevaade. Küll aga 2 viimasel korral, kui sai programmid otsast lõpuni läbi teha, mõlemal korral osales ka Tallinna vanglast üks valvur. Mõlemal korral siis erinev ametnik. Ja ütleme siis sedasi, et seda ülevaadet tasub oodata, et see oli tegelikult päris põnev. Aga kas see pigem on plussmärgiga või miinusmärgiga, kui tiiseri mõttes? Tiiseri mõtles ütleme, et ikka plussmärgiga. Selge, aitäh, Kaarel. Siim ja dünaamiline turvalisus, siin on olnud ka hea kommentaar chatis norskamise kohta ja unekvaliteedi kohta kaamrikaaslastel. Ja, lugesin selle kommentaari, loomulikult segab ka norskamine unekvaliteeti, et me küll sellele artiklis eraldi ei keskendunud, aga ümberpaigutamised peaks olema iga üksuse enda võimsuses, et tagada parem uni ja võib-olla ka mõelda sellest vaatepunktist lihtsalt, et see uni on oluline ja see soodustab koostööd järgmisel päeval, et kuidas me saaks seda teha, et kõik saaks hästi magada, võimalikult hästi. On veel küsimusi eetikaprogrammi või dünaamilise turvalisuse artikli kohta? Tundub, et hetkel mitte. Lähme siis avavangla ja kinnise vangla retsidiivsuse artikli juurde ja kas chatis on selle kohta mõned küsimused, loen ette. Kas oleks mõistlik avavanglasse saata kinnipeetavaid, kelle ärakandmata karistus ei oleks nii pikk, ehk et nad ei viibiks avavanglas nii pikka aega? No see aeg, selleks, et kinnipeetavat avavanglasse saata, et ta karistus on liiga pikk, ei peaks olema
välistav asjaolu, et minu enda tööst tuli välja ka see andmete põhjal, et osad kinnipeetavad, kes siis avavanglasse suunati, said seal olla väga lühikest aega, ütleme umbes nädal, sellepärast et nädal siis peale nende avavanglasse paigutamist nad said tingimisi ennetähtaegselt välja. Sellisel juhul nad ei jõua osa saada nendest avavangla hüvedest, et see juba ka näiteks viitab sellele, et mida varem need kinnipeetavad avavanglasse suunata, seda parem, et kui need kinnise vangla tegevused on tehtud, siis ainuüksi see, et liiga pikk karistusaeg on, see ei peaks olema avavanglasse paigutamist välistav asjaolu. Ehal on käsi püsti ja palun. Minu mõte oli see, et kui kinnipeetaval jääb vabanemiseni, ma ei tea, 6 või 10 aastat või rohkem, eks ju, et siis ta hoiab lihtsalt selle kohta kinni ja see ei ole nagu justkui järk-järguline vabanemine. Ta lihtsalt on seal ja hoiab nagu järjekorda pikana nii-öelda, selles mõttes, et ei ole lihtsalt vaba kohta ja ma näen selles mõttes probleemi, et pigem neile sees kinnises vanglas siis pakkuda erinevaid tegevusi, kus ta nagu lihtsalt ei manduks seal sees. Mulle tundub, et Maret tahab sellele reageerida. Ma tahtsin reageerida selles mõttes, et Agne ettepanek või seal artikli ettepanek ka, et avavangla osakaalu üldse suurendada, sest tegelikult EHA mõte on nagu õige, aga ta on nagu selle praktilise probleemi lahendamine, et meil on avavanglakohti nii vähe. Aga kui me vaatame, et eelmine aasta 22% ainult avavangla kaudu vabanes on ju, ja tihti ikkagi nii nagu Agne ütles, et saavad avosse ja siis kohus justkui vaatab, et usaldus on välja teenitud, et vabastame kohe TEV-iga ära. Et tegelikult on võib-olla see selline suurem süsteemsem küsimus, et kuidas me saaksime need osakaalud ümber pöörata, et olekski järk-järguline pea kõigile, mitte 22%-le. Aitäh! Oleme peaaegu jõudnud ajagraafikusse, aga mõned küsimused on ikkagi veel, nii et lisan tempot. Saan aru, et küsimusele, kas elektroonilise järelevalve perioodi pikkus tuli ka uurimusest välja, et milline on kõige otstarbekam ja siin on kirjas vastus, et seda välja ei tulnud. Lähme noorte kinnipeetavate juurde ja Kertu, et millised tegevused vanglas oleks noorte jaoks kõige olulisemad, mis aitavad neil vabanedes toime tulla? No kui ma selle nii-öelda kiiresti kokku võtan, siis lahendustele ma otseselt ei keskendunud, aga see, mida noored ise tegelikult oluliseks pidasid, ei ole nii-öelda tingimata alati küll elus vajalikud. Neile meeldis nii-öelda sporti teha, juttu ajada, et see need ilmselt nagu elus väga palju edasi ei aita. Aga see, millest lähtuda nii-öelda taasühiskonnastamise võtmes, oli tegelikult neile väga oluline just usaldus, mida välja toodi, sest nad hetkel, kui minna nii-öelda korraks süvitsi, on see, et nad tunnevad, et neid karistab ja kiidab nii-öelda üks sama isik. Neil ei teki sellist usalduslikku suhet. Nad näevad enda vaates siis seda, et ametnikud on tegelikult väsinud. Nad ei saa päeva jooksul ülemäära palju naeratusi. Otseselt see jällegi vabanemisele kaasa ei aita, aga kõik need tegevused muutuksid nende jaoks nii-öelda võib-olla veidi atraktiivsemaks, kui nad just neid nii-öelda asju kogeksid. Ja nende meelest ametnikud tegelikult sageli ei mõista seda tegelikult, kes nemad ise on. Nad ongi keerulised, hästi impulsiivsed ning nende probleemid ei ole alati alguse saanud näiteks sõltuvusest või siis kuriteo toimepanemisest, et nende taust ulatub oluliselt nii-öelda kaugemale, võib-olla, et neid nagu täiskasvanutega ei võrreldaks, sest tegelikult vangla on justkui disainitud ikkagi täiskasvanute nii-öelda karistamiseks ja noored nagu ei tunne ennast siin väga hästi just ka selle nii-öelda füüsilise keskkonna poole pealt.
Sinu küsimuse nii-öelda teine pool ka, et ma lihtsalt kiiresti tooksin selle välja, et riskide maandamine noorte puhul võib-olla ei ole nagu minu töö põhjal see, millele alati keskenduda. Et nende probleemid tõesti ulatuvadki nii-öelda kaugemale ja nii-öelda nendega tuleb tegeleda ilmselt nii-öelda teisest otsast, kui me oleme harjunud täiskasvanutega nii-öelda tegelema. Aitäh. Täiendav küsimus Kertule on see, et kas sinu tööst ja sellest artiklist tuleb välja võib-olla mingi süsteemsem probleem, et nende noortega, et midagi tuleks Eesti siis sotsiaalhoolekande ja süsteemis muuta selliselt, et mis väga teravalt välja tuleb, et nad ei jõuaks vanglasse. Et tuli midagi väga konkreetselt välja? No välja tuli tegelikult see, et noored ise ei taju, et keegi nende ellu nii-öelda sekkuks, kuigi tegelikult kui nii-öelda vaadata laiemat pilti, siis riik on töötanud välja väga palju meetmeid nii KOV-i tasemel, sisejulgeoleku tasemel, ennetusmeetodid ja kõik lapsesõbralikud menetlused. No see on juba nagu süsteemi sattumine, aga ilmselt on seda nii-öelda märkamist juba esmastes nii-öelda kogukonna tasandil võib-olla, me ei ole veel ühiskonnana võib-olla nii kaugel, et võib-olla mingi hetk tuleks nii-öelda sellega tegeleda, et see märkamine on tegelikult ülioluline, sest ikkagi varasest lapsepõlvest on saanud nende nii-öelda probleemid alguse. Et üldiselt tegelikult süsteem on olemas, aga võib-olla nagu peab olema see nii-öelda veel kuidagi meil peab olema rohkem võimalusi, et tegelikult sekkuda ka võib-olla nii-öelda sellesse perekonna ellu. Aitäh. Lähme vaimse tervise probleemide küsimuste juurde ja Angelale küsimus, kas meil oleks vaja eraldi sihtrühmana käsitleda ka vaimse arengu mahajäämusega kinnipeetavaid, sest nende probleemkäitumise põhjus tegelikult võib olla abi küsimine. Ja vastasin kirjalikult ka, kordan natuke siin seda, et me eraldi ei keskendunud selle sihtrühma nii-öelda probleemidele, aga minu hinnang sellele siis on, et meie populatsioonis on vaimne alaareng aladiagnoositud ja tegelikult jääb väga tihti märkamata, et varasema uuringu kohaselt circa 8% vanglapopulatsioonist on vaimse alaarenguga. Seega sekkumised on selle jaoks vajalikud. Mis ma näen, et tegelikult enamus juhtudel on võimalik kohandada olemasolevaid sekkumisi individuaalselt selliselt, et neile see sobiksid. Muidugi see võib varieeruda, et oleneb, kui sügavast vaimsest alaarengust me räägime, et siin väga individuaalne lähenemine on vajalik, aga nagu ka teiste vaimse tervise probleemide puhul on ka vaimne alaareng väga-väga tugevalt sõltuv ametnike teadmisest, mis võiks olla ka alguspunkt, et selleks, et me saaksime eraldi lähenemist luua sellele, on vajalik esmalt teadvustada ka seda, kuidas me näeme seda probleemi ja et kuidas meie ametnikud märkavad seda, et inimesel on vaimne alaareng, sest mõni võib märgata, mõni võib lihtsalt pidada selleks, et ta lihtsalt on, ma ei tea, pole nii võimekas, aga võib-olla seal taustal on vaimne alaareng. Et nüüd ongi, kuidas me selle filtri teeme, et kellele mis sekkumised, ehk siis minu nägemus mingil määral nagu on jah, aga teiselt poolt siis ka, et väga tihti lahendaks selle probleemi individuaalsem lähenemine kui gruppides siis nii-öelda. Aitäh ja jõuame viimase artiklini, mille kohta on tulnud küsimusi ja küsimused Andrikole siis konverentsi ülevaate põhjal, et mis võiks olla Eestis kõige lihtsamini või kõige mõistlikum rakendada sellest, mida sa välja tõid ja mida sa seal kuulsid. Mina omalt poolt täiendan, et kas sa märkad, et midagi on ka juba töösse võetud? Ja, aitäh. Kõige lihtsam on minu hinnangul jooga ja vaimse heaolu programm, mis on Tšehhi Vabariigis häid tulemusi näidanud. Eelkõige seetõttu, et vanglates on joogat praktiseeritud küll ja kinnipeetavatel on kindlasti hea meel sellisest tegevusest ka osa võtta. Aga
aga meil kasutatav motiveeriv intervjueerimine ja uuem lähenemine dünaamilise turvalisuse näol on ju tegelikult Briani mõtteviisiga tegelikult sarnaste joontega. Ja ma olen ka vanglaametnike baaskoolitust läbi viies sellele kontseptsioonile rohkem tähelepanu pööranud ja minu hinnangul see on saanud küllaltki niisuguse positiivse tagasiside osaliseks. Aitäh kõigile küsijatele, aitäh kõigile artikli kirjutajatele ja ka esitluste tegijatele. Lähme nüüd viimase ploki juurde, kus Ivo Kitsing teeb ülevaate siis dünaamilise turvalisuse artiklist välja kasvanud katsedisaini sprindist ja võib-olla ka hetkeseisust, et kus selle katsetuse väljatöötamisega hetkel ollakse. Palun, Ivo. Ja, tere. Esmalt ma tänan teid selle eest, et ma sain natuke rohkem kui 5 minutit. See tähendab, et ma võtan rahulikult oma aja, et seda katseprojekti tutvustada. Alustame sellest, et mis asi see katseprojekt siis ikkagi on ja jõuame siis selleni, et mida me siis kokku me ei pea veel edasi minema. Me võime rahulikult jääda veel selle esimese slaidi juurde, ma teen hästi pika sissejuhatuse. Et katseprojekt puudutab siis selle meie artiklit, mida me Andriko ja Siimuga siis koostasime ja projekt sai alguse siis nii-öelda Riigikantselei poolt korraldatud üritusest, mis siis hõlmas mitut kohtumist, kus oli vaja ühte probleemi või kui võib nii öelda, millel on nii-öelda lahendus olemas, aga millel puudub metoodika, ehk siis me läksime seda metoodikat otsima ja meie sisu seisnes siis sellest, nagu Siim ka välja tõi, et me nägime, et intsidentide arv mingil ajaperioodil vanglas on üsna kõrge ja me soovisime neid intsidente selle perioodil vähendada. Ja kuna me räägime ikkagi dünaamilisest turvalisusest, siis enne kui ma jõuan selle sisuni, siis ma tahaks võib-olla täpsustada kuulajatele ka siis seda, et mis on siis selle dünaamilise turvalisuse aluspõhimõte. Ehk siis dünaamilise turvalisuse aluspõhimõte töö korraldamiseks vanglas on olukord, kus siis töötajad seavad esmatähtsaks igapäevase professionaalse, inimliku ja eetilise suhte ning suhtluse kinnipeetavaga. Selle eesmärgiks on siis mõista vange ning nende käitumist, samal hinnates riskiolukordi ja tagada turvaline ning arendav keskkond nii siis kinnipeetavatele ja ei tohi ka siin ära unustada, et ka ametnikele. Ja dünaamiline turvalisus siis tegelikkuses jaguneb veel omakorda staatiliseks ja struktuurseks turvalisuseks. Ning ta on inimliku ja eetilise töösuhte sümbioos, kus siis rõhk on just viimasel ehk siis staatilisel ning struktuursel turvalisusel. Ja need on need toetavad elemendid. Siinkohal ma tahakski võib-olla rõhutada seda, et mis on staatiline ja struktuurne turvalisus. Et me peame vanglas oluliseks hästi ka MI-d ja suhtlemist, kuid me lähenesime nii-öelda staatiliselt ja struktuurselt sellele projektile. Ehk siis staatiline turvalisus on nii-öelda füüsilised, tehnilised ja elektroonilised vahendid inimeste kinnipidamiseks ja järelevalve tagamiseks, näiteks müürid, seinad, lukud, videovalve, valgustus. Struktuurne turvalisus sealhulgas on aluspõhimõtted, protseduurireeglid, töökorralduslikud juhised, korrad, määrused ja muud dokumendid, mis siis nii-öelda raamistavad töötajate kinnipeetavate tegevust vanglas. Ja me läksimegi siis selle artikliga seda rada, et me võtsime ette siis vangide päevakava ja püüdsime siis seal neid töökorralduslikke ja kordasid vaadata selliselt, et kus siis see murekoht on. Ja me jõudsimegi siis selleni, et me saame seda päevakava muuta, sealt mingisugused osised, võtsime kindlad osised just selle põhimõttega, mis siis parandaks laias pildis ka kinnipeetavate taasühiskonnastamist. Kuna vangla on oma olemust nagunii turvaline, siis me jätkame ka turvalisuse tagamist. Läbi nende muudatuste me tagame inimväärika kohtlemise, aga me anname rohkem võib-olla siis võimalust vangidel muutuda iseseisvamaks, anname seda autonoomsust ja tekitame usaldust, ehk siis koostööd ametnike ja vangide vahel suurendame. Ja meie
muudatused siis puudutasid öiseid ringkäike ja hommikust loendust sisuliselt. Ja miks me seda tegime? Võimegi siinkohal nüüd edasi minna slaidiga, et tookski siinkohal kohe küsimuse, on ju, et me võtsime aluseks siis intsidendid ja kaebused ja me mõtlesime selle, et mis tuju siis sul hommikul võiks olla, kui sa öösel ärkad iga tunni tagant üles. Igaüks meist võiks sellele mõelda ja mõelda ka siis sellele, et kui ma ikkagi hommikul ärgates olen magamata, et mul on mingid tegurid, mis mind häirivad, siis kas ma olen koostööaldis ja kas ma suudan võib-olla reeglid nii hästi järgida ja kuidas siis see suhtluse pool peaks selliselt toimima, kui meie hommikused tegevused hakkavad juba äratusega kell 6 hommikul. Lähme edasi. Igal juhul siis me leidsime, et vanglas on hommikuti distsiplinaarrikkumiste arv liialt kõrge ja me soovisime teada saada, et kas selle põhjusteks võib siis olla kinnipeetavate kehv unekvaliteet ja jäik päevakava, mis siis seda konfliktide teket siis soosib. Mida me siis muutma läksime või mida me soovisime muuta, me võime edasi minna siinkohal nüüd siis, mis lahendust me siis sooviksime katsetada, on ju. Ehk siis me võtsime ette siis praeguse olukorra vanglas ja olukorra siis katse ajal. Ehk siis kui me võtame öised ringkäigud, siis täna me teeme öösel kord tunnis ringkäiku, kus valvur vaatab kambrisse, kambris öötuli põleb, akendel kardinaid ei ole, suvisel ajal päike paistab juba varakult sisse ja väga hilja läheb pimedaks ja selle lahenduseks on vaid see, et täna saab kinnipeetav endale vanglapoest osta silmaklappe. Töörühm on meil mitu korda kokku saanud ja tegelikult see slaid on natukene juba vananenud just sellepärast, et meie värsked andmed põhinevad eilsest päevast, kus tegelikult me tegime väiksed muudatused juba veel siia sisse. Aga mis meie soov on või mida me sooviksime nagu katsetada, oleks siis see, et me teeme ringkäike vastavalt vajadusele. Tähendab siis seda, et kui me asendaksime siis, või soov oleks asendada siis ringkäigud sellega, et me jälgime kaameraid rohkem ja teeme siis võib-olla ringkäike vastavalt sellele, et kui me kuuleme lärmi sektorites, et siis me sekkume ja lähme palume sellel kinnipeetaval võib-olla see rikkumine lõpetada ja tagada selliselt see järelevalve seal. Ja kui me tunneme, et kui kuuleme, et keegi abi karjub, et siis me saame vajadusel sinna minna. Aga see tähendab nüüd seda, et me kustutame tegelikult, siin on pandud ka see, et me jälgime kaamera ja helisalvestist ka, et heli osas on natukene andmekaitsega vastuolus, et seda me ilmselt katsetada ei saa, aga me heli osas püüame siis teha nii, et me lähme selle sektori ukse taha, vajadusel jätame selle sektori ukse lahti ja kuuleme, kui seal on kõik korras, et siis me ei pea minema sinna sisse kõndima ja seda uste avamisega seda üleliigset lärmi tekitama. Samamoodi me sooviksime, et kambri öötuli oleks kustus ja silmaklapid võiksid siis igal vangil olla, et nad saaksid siis selle päevase või öise, kui see päike tõuseb, et selle valgusest ka kaitstud olla. Ja kõrvatropid oli mõte, aga seda kooskõlastust või seda mõtet me veel arutleme. See puudutab ka natukene seda küsimust, mis Siimule tuli, et mis puudutas norskamist. Eelkõige just seda, et võib-olla vanglapoodi mõelda, et kas saab ka kõrvatropid müüki panna just selles vaates, et kui tõesti kaaslane norskab ja see kedagi segab, et siis dünaamilise turvalisuse mõte on individuaalne lähenemine, et kõigile see võib-olla ei ole oluline, aga mõnele võib-olla küll. Ja sellega me tahamegi taotleda siis seda, et vang saaks siis öösel paremat ja kvaliteetsema tund, läbi mille siis võiksid mingil määral siis need distsipliinirikkumised vähemaks jääda ja see peaks vähendama ka siis kaebuse selles osas, et
mis nad siis siiamaani teinud on, et kus nad siis kurdavad selle üle, et mootorilukk segab ja valgus segab ja kõik muu müra häirib, mis siis puudutab seda, et käiakse iga tunni tagant siis ringkäiku tegemas. Ja mis puudutab siis hommikust perioodi, siis tänasel päeval on nii, et äratus on hommikul kell 6, siis hakkavad päevakajalised tegevused, sinna hulka kuulub siis toidu jagamine, loendus, ravimid ja nii edasi. Ja info on siis selline, et me näeme seda, et see loenduse formaat võiks muutuda, see on olnud väga-väga kaua ühesugune, täna tehakse loendust üsna kiiresti. Eesmärk on siiski kambri tehniline seisukord ja vangide olemasolu ja vangide tervis. Me muudaksime seda selliselt, me anname seda ärkamisaega vangidele natuke pikemalt. Eilse kohtumise muudatustena tekkis meil uus ettepanek, kuidas me võiks seda teha ja see tähendaks siis seda, et me sooviksime mõelda selle peale, et hommiku toit või söök muutuks siis selliseks, mis oleks toidupakkidena jagatavad. Me saaksime neid toidupakke jagada juba eelneval õhtul koos õhtusöögiga neil ära. Nad saavad siis valida, et kas see on siis õhtuoote eest või hommikusöögi eest ja kui nad üldse hommikusööki ei taha, siis nad ei peagi tegelikult ju seda hommikul sööma. See tähendaks siis seda, et 6 kuni 8 tegelikult me tekitaks neile olukorra, kus nad saavad siis oma ärkamist ise korrigeerida, ja vastutada selle eest, kuhu nad lähevad ja mida nad teevad. Ja siis see hommikune peade üle lugemine hakkaks kell 8, kus siis ametnik teeks siis kambri uksed lahti, loeks vangide arvu üle, mida saab siis peavalvel edastada ja sealt edasi hakkaks siis ravimite jagamine, mis siiamaani oli 2 korda hommikul ilma meedikuta ja meedikuga. Siis nüüd me teeksime sellise ühe korra koos meedikuga ja kõik ravimid üheaegselt, et hoida kokku siis ametnike tööaega ja ka siis seda, et me ei käiks mitu korda ühes kambris ja neid põhjendamatult võib-olla seal tööprotsesside kokkuviimisega nagu segamas. Küll aga me ei vähenda siin mitte mingil määral siis kinnipeetavate suhtlusaega. Suhtlusaja me lükkame sellesse, kus siis tegelikkuses 8-9 toimub ravimite jagamine ja 9 võiks olla siis selline aeg, kus siis on kambri tehnilise seisukorra ülevaatamine ja see visuaalse ülevaatamine, et kinnipeetavate kamber peaks olema korras. Küll aga kindlasti on seal kinnipeetavad, kes on juba varasemalt tööle või kooli läinud. Aga eesmärk ongi see, et vang ei peaks selleks ajaks ise kambris olema, vaid ta kamber peab selleks ajaks olema korras. Juhul, kui näiteks see kamber tollel ajal korras ei ole, siis meie meede on nagu selline, et esimene kord siis, kui see vang peaks sinna kambrisse tagasi tulema, me vestleme temaga sellel põhimõttel, et aru saada, et miks ta siis seda kambrit korda ei teinud või miks seal on mingi mure ja püüame leida need juurpõhjused ja siis anda talle võimaluse see olukord nagu parandada. Järgmine kord oleks need kokkulepped täidetud, ehk siin lasub vastutus siis kinnipeetaval, aga seda kontrollib siis ametnik ja läbi selle vestluse, ehk kell 9, kui toimub siis kambrite korrasoleku kontroll, toimub ka siis nii-öelda natukene pikem olemine nendes kambrites kinnipeetavatega, et kui neil on midagi küsida, siis ametnik jääb sinna vestlema. Mitte ei ole see, et käin sisse välja, kontrollin oma trellide akna ära ja lähen välja, vaid ma saan ka võib-olla puudutada mingit muret, ehk siis meie mõte oli ka see, et üksus teeb päeva kokkuvõtte kogu aeg ja uuel vahetusel on see olemas ja kui eelmisel päeval või millalgi oli mingi probleem mingite asjadega, siis ametnik saab neid probleeme sellel 9. ajal puudutada, kinnipeetavaga arutleda ja leida see lahendus, et kuidas saaks neid asju edaspidi vältida. Ja meie mõte siis on, et see loendus selles formaadis muutub ka siis, võiks muutuda see hommikusöögi lahendus ja see ärkamine võiks olla hilisem, et neil tekiks see, et nad saaksid oma unekvaliteeti parandada ja läbi selle võiks siis need rikkumised ja kaebused väheneda. Ja võime siit kohe edasi minna. Kuidas me seda katsetame, võime veel edasi minna. Et eesmärk on siis see, et me mõõdame kogu selle protsessi vältel siis intsidentide arvu ja sisu, mis meil on praegu ja mis on siis hiljem. Paneme need algandmed paika.
mõõdame siis kinnipeetava und. Mõõdame selliselt, et me teeme neile unepäevikud, kus nad saavad siis näiteks iga 2 nädala tagant märkida unepäevikusse, et kuidas nad magasid, kas midagi häiris, mis häiris ja nii edasi. Viime läbi siis intervjuud, küsitluse, et kuidas on omavahelised suhted siis vangide vahel ja valvurite seas on ju. Ja teeme ka mõned intervjuud, mis siis puudutavad unekvaliteeti, päevakava ja omavahelisi suhteid, et aru saada ka siis sellest, et mida siis vang arvab või mõtleb ka ilma selleta, kui ta peab panema lihtsalt linnukese kuskile. Kelle andmeid me kogume, et me sooviksime seda katsetust läbi viia siis Tallinna vanglas teises üksuses, kes oleks siis katsegrupp. Kontrollgrupp on siis 3. üksus, kus siis tegelikkuses midagi ei muuda, aga ongi võrreldav hilisemas faasis, et kui ühes üksuses me muutsime ja teises ei muutnud, et siis missugune on see lõplik tulemus. Ja valvurid mõlemast üksusest samamoodi. Valim on siis selline, et katsegrupis on kõik 200 kinnipeetavat ja 25 valvurit ja sama on ka siis kontrollgrupis. Ja eesmärk on ikkagi see, et kogu see dünaamiline turvalisus oleks tagatud, et nendel põhimõtetele vastavalt me seda projekti üritame nagu ellu viia või neid osisid seal tekitada. Ja katse algus ei ole veel paigas, ei tea, kas see algab juulis või millal ta algab. Me üritame seda alustada esimesel võimalusel, aga meil on veel osiseid, mis on vajavad veel siin täpsustamist. Ja lõpptulemus võiks olla siis see, et me soovime teada, kas see intsidentide või kaebuste arv on siis väiksem kui varem ja kas see sisu on muutunud, kas see unekvaliteet on läinud siis paremaks, kas suhted valvurite vahel ja kinnipeetavate vahel on läinud paremaks ja kinnipeetavate vahel on läinud paremaks, kas lahendus viidi ellu nii nagu katses plaanis oli või pidi tegema katse vältel mõningaid muudatusi ja kas öö ja hommiku muutmine mõjutab ka tegelikult ülejäänud päeva või mitte ja kuidas ta siis mõjutab, on ju. Ja kas valvurid ja vangid soovivad siis, et see päevakava jääks püsima või tahaks minna tagasi vana päevakava peale ja kuidas saaks seda katsetust või seda lahendust ka siis edaspidi kasutada. Et selline oleks siis mõte. Ja selge on see, et selle katsetuse vältel tuleb võtta mingisuguseid riske. Aga küsimus on see, et kas me oleme valmis neid riske võtma või mitte, kas nad kaaluvad üle selle soovitud tulemuse või mitte. Ja mõte on ka siis selles, et kindlasti ei pea arvestama sellega, et kõik, mis me soovime, alati nii läheb, et tulemus on ka see, et me saame kogemuse ja see ei lähe meil nii, nagu me sooviksime. Võib edasi minna. Täname ka siis projektimeeskonda, kes meil osalesid, kes neid mõtteid jagasid. Argo, Remi, Joonas, Angela, Enar ja innotiimist siis Laura, kes aitas meil seda metoodilist poolt siis kokku panna. Suur tänu, minu poolt kõik. Aitäh sulle, Ivo. Meil on mõni minut aega, kui on kellelgi osalejatest küsimusi, võib käe tõstmisega märku anda. Niikaua, kui inimesed mõtlevad, ma küsin ise, Ivo, et sa viitasid, et katse algus ei ole veel teada, kas sellest lausest võib välja lugeda, et katsetus igal juhul toimub, aga algus ei ole teada või on ka kahtluse all katse toimumine üleüldse? Ei, me ei ole seda kokku leppinud, kas ja mis kujul ta toimub, et see oli esmane projekti mõte paika saada mingisugused aluspõhimõtted, et kas me näeme, et me saame selliselt teha või mitte. Me sooviksime, et see projekt toimuks, aga selleks me peame siis kohandama selle vastavalt teenistuse võimalustele ja kui me oleme selle vastavalt kohandanud, siis ma usun, et see projekt toimib ja saab toimuma, aga mis formaadis ja kui suurelt, eks siis paistab. Selge. Mis ajaks see selgeks võiks saada? Ma tahaks uskuda, et jaanipäevaks äkki saab. No, püüdes anda publikule lihtsalt mingisugust, nagu, et kas me ootame kuni aasta lõpuni või on see tõesti jaanipäev. Nii, Maretil on käsi püsti.
minul on pigem selline soov, mitte küsimus, et minu arust sellest võiks valmida üks inglisekeelne artikkel, mille me saaksime kuskil ajakirjas avaldada, sellepärast et selle vastu oleks kindlasti suur rahvusvaheline huvi ka, et kuidagi nagu siin grupis ka selle maha öelda, et prooviks kuidagi tiimina teha nii, et äkki saaks sellest inglisekeelse artikli. Võin ise korraks juurde kommenteerida sellele küsimusele, et minu andmetel on Siim küll lahkus tundi, aga Siim on võtnud selle võimaliku katsetuse enda vedada siis uurimisrühmana ja kirja saamisena. Et jah. Aga veel küsimusi võib-olla Ivole või teistele liikmetele, projektirühma liikmetele. Kommentaare. Tundub, et hetkel ei ole rohkem kellelgi küsimusi, kommentaare ega midagi. Suur rõõm on tõdeda, et vaatamata teatavale ajalisele nihkele jõudsime me ürituse lõpuks kenasti aega. Mina tänan omalt poolt kõiki Turvalisuskompassi erinumbri autoreid, kogu toimetust. Tänan kõiki teisi, kes panustasid selle valmimisse kas või muretsemise, ülelugemise või muul moel. Ma arvan, et see on selline saavutus, mille üle igaüks, kes on panustanud, võib olla väga uhke. Mina tänan kõiki kuulajaid, et te olete tundnud huvi selle vastu, mis on teenistuses tehtud. Ma usun, et me saame ka vanglateenistuse siseveebis selle salvestuse teha võib-olla kättesaadavaks, et igaüks eraldi ei pea kirjutama siia meiliaadressile, vaid saame organiseerida sellega sinna. Lisaks on nii vanglateenistuse kui sisekaitse välisveebis ja siseveebis kättesaadavad lingid, kust on võimalik neid samu kõiki artikleid lugeda veebis ja olemas on ka paberkandjal versioonid nii Sisekaitseakadeemias kui ka homme siis hakkavad nad jõudma vanglatesse. Suur tänu kõigile veel kord ja kohtumiseni, ilusat suve. Mina tänan. Aitäh.